Donald Trumpi olukord Lähis-Idas läheb aina halvemaks. Iraanil õnnestus murda Ameerika Ühendriikide blokaad Hormuzi väinas. Kuigi Donald Trumpile teatatakse, et Ameerika sõjavägi ei lase ühtegi Iraani laeva väinast läbi, on vähemalt 34 Iraaniga seotud tankerilaeva möödunud Ameerika sõjalaevadest, mis seisavad Araabia mere piiril ja blokeerivad laevade liikumist Iraani suunas. Nende hulgas on mitu tankerilaeva, mis vedasid välja just Iraani naftat väärtusega ligi $1 miljard. Veelgi enam, iraanlased ise kiidavad, et sel nädalal lahkusid 2 täielikult laaditud Iraani tankerilaeva Pärsia lahest, möödusid Ameerika blokaadist ja liitusid laevade grupiga, kellel õnnestus Ameerika sõjalaevadest mööda pääseda. Aga kuidas iraanlastel see kõik õnnestub, sellest me räägimegi. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja jätke oma kommentaar video alla. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii et räägime kõigest järjekorras. Nagu te teate, teatas 12. aprillil Donald Trump Hormuzi väina mereblokaadi algusest. Täpsemalt öeldes Iraani sadamate ja rannikuala blokaadist. Trump teatas, et USA blokeerib kõik laevad, mis maksavad Iraanile ebaseaduslikke tasusid väina läbimise eest. Ja seisuga 22. aprill teatas Trump, et väin on avatud, kuid täieliku Ameerika Ühendriikide sõjalise kontrolli all. Blokeeritakse Iraani sadamad ja laevad, mis teevad koostööd Teheraniga. Blokaadi eesmärk on avaldada Iraanile maksimaalset survet uue kokkuleppe sõlmimiseks ja Trump rõhutas, et blokaadi ei lõpetata enne, kui see on lõpule viidud. Läbirääkimiste lõpuni. Ja kui me läheme Ameerika Ühendriikide keskväe juhatuse veebisaidile, mis vastutab USA poolelt Hormuzi väina sõjalise blokaadi eest, siis näeme viimast teadet 19. aprillist. Selles on märgitud, et Ameerika väed, kes tegutsevad Araabia merel, rakendasid mereväe blokaadi Iraani lipu all sõitva kaubalaeva vastu, mis üritas suunduda Iraani sadamasse. Ja edasi tsiteerin. Центрального командования. USA mereväe raketihävitaja peatas laeva Tulska, mis liikus läbi Araabia mere põhjaosa teel Bandar Abbasi Iraani. Ameerika väed hoiatasid korduvalt Iraani lipu all sõitvat laeva ja teavitasid seda Ameerika blokaadi rikkumisest. Pärast seda, kui Tulska meeskond ignoreeris 6 tunni jooksul korduvalt hoiatusi, andis hävitaja Spruance käsu evakueerimiseks. Spruance viis Tulska mootori rivist välja, tulistades laeva masinaruumi mitme MK-45 5-tollise kahuri mürsuga. Hiljem läksid USA merejalaväelased 31. ekspeditsioonikorpusest mässulise laeva pardale, mis on siiani USA valve all. Blokaadi alguses peale käskisid Ameerika väed 25 kaubalaeval ümber pöörata või Iraani lipu alla naasta. Kuid hiljem selgus, et iraanlased murdsid siiski blokaadist läbi. Financial Times viis läbi oma uurimise ja avastas, et vähemalt 34 Iraaniga seotud tankerid möödusid Ameerika sõjalaevadest, mis seisavad Araabia mere piiril ja blokeerivad laevaliiklust. Andmeid saab kontrollida Vortexi platvormi abil, mis jälgib mereliiklust. Nende hulgas on mitu tankerid, mis viisid välja Iraani naftat väärtusega ligi $1 miljard. Ja siin me mõistame, et blokaadist läbi murdnud tankerite arv mõlemas suunas ületab nende arvu, kelle USA mereväelaevad, mis paiknevad Omaani lahe ja Araabia mere tinglikul piiril, ähvardasid jõu kasutamisega ja saatsid tagasi. USA armee keskjuhtkond teatas, et alates blokaadi algusest on nad nõudnud 28 Iraanist lahkuda üritanud laevalt tagasipöördumist. Laevad pöörduvad sadamatesse tagasi, see tähendab, et blokaadi tõhusus on alla 50%. Donald Trump nimetas hiljutises intervjuus CNBC-le Ameerika blokaadi suurepäraseks eduks. Ta lubas seda blokaadi mitte tühistada enne, kui Washington pole Teheraniga lõplikku kokkulepet saavutanud. Keeld Iraani sadamatest laevade väljumiseks ja sisenemiseks kehtestati 13. aprillil ning 16. aprillil teatasid USA, et hakkavad seda ka tööstuses jõustama. Iraani varilaevastiku tankerid ning laevad, millel on kaubad, mida Iraan võib kasutada käimasolevas sõjalises konfliktis.
pärast seda peeti Omaani lahes kinni üks konteinerlaev, ma rääkisin sellest. See on muide see konteinerlaev, mis väljus Hiina sadamas, kus laaditakse kemikaale, mida on vaja tahkekütuse tootmiseks Iraani rakettide jaoks. Ja Trump juba ütles, et jah, muidugi, üllatus ootas selle konteinerlaeva pardal. Ja lisaks sellele tõusid ameeriklased Indo-Vaikse ookeani piirkonnas sanktsioonide all oleva tankeri pardale. Aga Vortexi andmetel lahkus Pärsia laes siiski vähemalt 19 Iraaniga seotud tankerilaeva, läbisid Hormuzi väina ja Omaani lahe. Ja veel vähemalt 15 tankerilaeva sisenesid Pärsia lahte, suundudes Iraani Araabia merelt. On kinnitatud, et vähemalt 6 neist, kes lahkusid lahest, vedasid peaaegu 11 miljonit barrelit Iraani naftat. Tuletan meelde, et Iraani naftat müüakse allahindlusega võrreldes Brendi etaloniga ning $10 allahindluse korral tehakse kogus tooma iraanlastel umbes 1 miljardi tulu. Omakorda teatas Iraan kolmapäeval, et Islami revolutsioonilise kaardiväe merevägi pidas kinni 2 kaubalaeva ja saatis need oma territoriaalvetesse. Iraan blokeerib samuti laevade liikumist, kuid teeb seda enda kontrollitava Hormuzi väina kaudu. Ja kolmapäeva hommikul teatasid Suurbritannia merevõimud, et väinas rünnati 2 laeva. Avalduses ei mainita siiski nende kinnipidamist, kuid Kreeka merendusministeerium lükkas ümber info, et üks rünnatud laevadest, mis kuulub Kreeka ettevõttele, oleks Iraani Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse poolt hõivatud. Lisaks teatatakse, et registreeriti ülisuurte Iraani tankerite Hero 2 ja Heti liikumine, mis 20. aprillil ületasid USA poolt määratud piiri ja sisenesid Araabia merre. Märgitakse, et need 2 laeva suudavad kokku vedada kuni 4 miljonit barrelit Iraani naftat. Ja nüüd, nagu Bloomberg teatab, registreeriti seesama tanker Hero 2 viimati rohkem kui 6 aega tagasi, kui ta liikus põhja poole läbi Põhjamere. Samal ajal edastas tanker Hati viimati andmeid oma asukoha kohta Horfakani juures veebruari lõpus. Seetõttu jõuavad eksperdid järeldusele, et Iraani varilaevastik lihtsalt sõidab ringi välja lülitatud transponderitega ja ameeriklased lihtsalt ei näe neid tankereid merel. Ja nii nad lihtsalt mööduvadki ja vastavalt sellele saame aru, et blokaad ei ole tõhus, sest sa ei saa merd täielikult sulgeda ning Iraani tankerid lihtsalt lülitavad kõik jälgimisvahendid välja ja liiguvad rahulikult mööda. Muide ka teised laevad testivad USA võimekust. Veeldatud gaasivedav tanker Chase Summer, mis on Ameerikas sanktsioonide all, läbis teisipäeval samuti rahulikult väina. Jälgimissüsteemide andmed näitavad, et kolmapäeval ületas ta selle tingliku joone. USA piiri, kus blokaad kehtib. Samuti teatatakse, et kaubalaev Kambja lipu all Lian Star, mis samal päeval läbis Hormuzi väina, asub selle piiri lähedal ja liigub mööda Iraani rannikut. Ka see laev oli sanktsioonide all. Kuid samal ajal teatas Trump, et Iraaniga kokkulepe pole võimalik, kui USA tühistab Hormuzi väina mereblokaadi. Trumpi sõnul tahab Iraan, et USA avaks Hormuzi väina, mis võimaldaks Teheranil teenida mitte $100 miljonit päevas. Samal ajal märgib Trump püüavad iraanlased nägu säilitada, väites avalikult, et soovivad hoida väina suletuna. Aga tegelikult näeme, et blokaad ei ole lõpuni tõhus. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd ja peate seda oluliseks ning vajalikuks, võite jätta oma annetuse, liituda selle kanali sponsorlusega või annetada teile sobivas vormis. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest. Olen tänulik igasuguse teie toetuse eest. Ja liituge Telegrami kanaliga Petsi News. Link on samuti video kirjelduses. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega.